Tere päevast, Kiksi rahvas! Minul on väiga hää miil olla tämpe siin ja tervite teid Kikke kogu mulke nimel. Läits aega, mis läits, aga konverents sai teos. Sai teos selle pääle, et me tulime ütelgun kokku ja minul on ka suur rõõm selle üle, nagu päevajuht juba ütel, et noore on praegu vookusen, muudsa nimega ütelda. Ja mina usu, et tämpeses päevast sünnib midagi sääkest, et me võime edespidi ütelda, voh, mulgi tegi ära ja läheb edesi. Mina ikka alati tuu kõrvale ka setuse, et setusid on ju väheb kui mulke. Aga vaata, setuse kõneleve kõva hääleg rohkem. Paneme mulgi mee ka oma hääleg rohkem kõvepes kõneleme. Ja mina usu, et tähempene konverents annab sellele huu sisse. Hääd konverentsi päiva. Mul on tõesti hea meel, et see konverents täna toimub ja ma toon tervitusi Toompealt. Toompeal on mulgi toetusrühm. See ei ole küll väga suur, aga ta on olemas ja ma loodan, et ta selle Riigikogu koosseisu ajal ka kasvab, et me leiame liitlasi juurde, sellepärast et mulgikultuur on väga oluline osa Eestimaa kultuurist. Ja ma loodan, et see niisugune Eesti eripära väikse riigina, aga Eesti eripära, see väga ilus mosaiik, alates sealt Setumaalt lõpetades saarlastega, et see on tegelikult meie rahvuslik rikkus, see on meie kultuuri vundament. Ja antud juhul siin Mulgimaal siis loomulikult see mulgikultuur ja mulgimaa, mis on küll praegu killustatud erinevate omavalitsuste ja erinevate maakondade vahel, aga ma väga loodan, et need administratiivsed piirid ja erisused ei takista ühtselt mulgikultuuri edendamast. Ma tean, kui keeruline on olnud Mulgikultuuri instituudi ja hiljem Mulgi instituudi asutamine, rajamine, edendamine, see on läinud läbi raskuste ja siin ma pean tunnistama, et riigi tugi, toetus ja initsiatiiv on olnud ka väga tagasihoidlik. Aga läbi raskuste on see toimunud ja hea meel on näha siin, et mustad kuued istuvad ees ja tegelikult Mulgimaal on väga kuulsusrikas ajalugu ja ma loodan, et kaugemas tulevikus sama kuulsusrikas tulevik. Aga see saab olla siis, kui me olevikus teadvustame seda. Nii et kõik need omavalitsused, kes mulgikultuuri siin edendavad ja Mulgimaal elu korraldavad, kõik need inimesed üksikuna võetuna, kõik need ettevõtjad, kes seda mulgimärki kannavad, kultuuriinimesed alates Anu Rauast ja lõpetades kõigi teistega, kes on tuntumad ja kes vähem tuntumad, see on väga oluline. See on väga oluline ja muidugi noored. Et noored räägiksid mulgi keelt, teadvustaksid, et see ei ole juhuslik, kus me sünnime. Oma sünnikohast me saame kätte selle elujõu või selle kompassi kogu eluks, ükskõik kuhu elu meid viib, aga see ei ole juhuslik. Nii et teadvustage seda tuleb hoida ja see aitab meil eneseks olla. See annab meile kindluse, see annab meile teadmisi, kes me oleme ja see on vajalik, et me ei hõljuks nagu liivatera kusagil tuule käes. Nii et ega ma rohkem ei oskagi öelda, kui soovin tänastele mulgielu edendajatele jõudu ja jätku ja tänaseks konverentsiks ka kõike head. Ma loodan, et siin vist olid tehnilised probleemid, ega ma muidu sõna ei olekski saanud. Et väga hea, et need tehnilised probleemid saavad ka lahendatud ja saate programmi kohaselt selle konverentsiga ilusti edasi minna. Nii et aitäh ja jõudu teile! Aitüma! Ja nüüd sai juba kõneldus ettudest, kuidas ettu ei pelga seda kiilt kõnelda ja kuda naam ikka uhke selle asja üle. Jam ka üks tõne rahvakild mede lõune puul, nagu liivlase. Ja kuda liivlase on seda asja alaloidnu, kuda otsustab üks inime, et tema hakkab kodun kõnelema liivikiilt. Ja õpetab seda oma latsile ka. Edesi ja edesi, et oles seande pidevus, oles olemen, et kiil jääs alle.
Ja selle jaos ma kutsugi püüne pääle tähembe liivikeele tulevikust kõnelema Mednis Jaanise ja meil on ka aaluuline mulgi tõlge, mida siis annab edasi Tomingas Marili ja ümber on pannu siis Ilves Kristi. Nii et püüne on teie, palun liivikeelest ja meelest. Hyvää päivää teidän samaten. Tere päevast! Min nimi on Joon ja siis seal istuvad Renate, min nai ja siis vanimi tütar Kuldi ja noorimi tütar Ilma-Mari. Siin on siis Joon, Jooni naine Renate ja tütre Kuldi ja Ilma-Mari. Ja yksi väkitäjä asia, mis ma toos rakanda, ykskord me vantlisime koortu päällä ja me neisime, kun leitmo rubīž toispuolsum, se oli väga knaš piški jalgab turva. Joon kõneles veel, et tõrva tal väga miildus ja kaardi pealt Renatega siis nägi, et on sääne ilus liin kui tõrva. Ja siis me tulime tähän 2 korda ja me saimme ära, kun meidän väki mieldab turva ja se on meidän sidams. Niin. Joon oli juba tõrvan kaits kõrda ka ja väga miildus tõrvan. Ja siis Triinu keertes minna ja kutsis meid suur tienu kutsemis. Ja Triinu siis kirjut ja kutse Jooni siia ja Joon väga siis tänab. Nää, ja siis kuitenkin näet, Renaten, Kuldisen ja Ilma-Marisen tämän punnist kleitet. Se on seperäsku muugi vermu punni. Ja Ilma-Maril ja Kuldil on see punatse rõõva sellane, et sellepärast, kui mulgi verm on ka punane verrev. No just, siis rakendab neil presentaatio ja siis sama esmi on se iirgandaks slaid, aga niis, kui se iirgandaks sugis. Edimene on siis ürgys, et kui see kõik, kudamuudu see kik siis algas. Ja se veel 16 aegasta taagis, kun liivlist ja haanlist saite kuppa haans, kui mä tiedän, kui haan on mulgi kilkaks. Et 16 aastat tagasi siis hakatus oli Aanjan, kus saiva kokku liivi noore ja Aanja lase. Et Aanja siis mulgikeelen. Seepärast, kun liivkilkaks on haan ja siis haanis kutsist liivlisi killa ja siis se uus maailma iirgis. Et Aanjalase kutseve liivlase omamanu käime ja neil tuli siis seanda mõte ja laan, et Aanjalase kõneleva aanjakilt ja liivlase kõneleva liivikilt. Ja se amata täža veel se mäd uus maailma ja kus veel võimi ja ruimi rakanda liiva ja haani keelda. Ja see oli siis kõige tähtsam asi, nende luudu uus maailm, kus oli siis võimalust kõnelda nii Aanja kui ka liivi keelen. Nää, ja siis kui siis mäd riekleks liiva keelda ja jätmel seda, kun mäd esmi tidās indis, siis me võlma tegis haans, pikse pühä päivän ja mäd sõbrad haanist juus oli Renate ja siellä aikal Renate oli läällä. Siis me võlma haans. Me teedi liivi keele manu
enne seda, kui meie edimene tütar Kuldi sündüsi, olime Aanjan piksepühapäeval oma sõpru aanjalaste mann ja Renate ja Jooni naine oli sellel tuuja. Siis me braucisime min sõbra professor Tiitrein Viitso juurde Tartus. Ja Tiitrein Viitso, või selli professor kienen, või selli iiski jaudzi, imlini harism, ja ma võiks kiita, kun ta oli ama suuri ja täältä inspiraator min ama sigas. Ja ta opas minän liivakieltä. Perest me sõidime minu sõbra rovessur Viitso Tiitreinumanu Tartuse. Ja tema oli rovessur, kellel oli sealt esijäralik, tugev ja kange vägi. Ja Joon võib ütelda, et ta oli kõige suurem ja tähtsamb tagastõukaja Jooni elun. Ja Tiitrein siis õpet Joonil liivikiilt ehk rannakiilt. Siis Tartus minnai Renat kisis professor käest, kui võiks oppa ama sirgandaksest liivikieltä vai sellist roondast ja ta vastaltis ku apua. Tartun kysse Jooni naine Renate rovessuri käest, et kuidas võis liivikeelt õppi peris ürgüsest pääle. Kas on oleman seast raamatut? Ja Tiitrein ütel, et seast raamatut viil ei ole. Ja siis kun meik taagis braucisime Leķmolla, meik naisaks rakandīsmil sie, kui võiks me lapsan opāt liivakieltä, lasta rakandaks iedā, kun ta lasta kandaks iedā kieltä jäddapēģiņu. Ja siellä aikalla Renāta vēl izmošta juvīsta rakanda, set moštis atsmingisi suņģi. Ja siis meik vastaltisme enš kizimisen, kun ikšā ainakin võiks až meik tam, kaks iedā rakandisme amāst iirgandaksest ežmisest päevast. Ja tagasi Lätimaale sõiten arutime naisega seda asja ja küsime ende käest, et kuidas võis õpeta liivikiilt mide latsele, et tema saas seda kõnelda ja edasi kanda. Ja sel ajal Renate viiles kõnele liivikiilt täät pallalt mõnda sõna. Ja siis me vastasime oma küsimise peale esi, et ainumasti on sii, kui me kõneles seda kiilt temaga peris ürgüsest pääle, edimesest päevast. Ja siis ma määrdlis, kui meik sõbrad Haaņas teitä ja siis kun ne rakandista ja rakandab, et hāņkielkaks nand lapstaks. Ja ne ma vantlis mõtlis ja ma mõtlis, kui ma tooks ka näis eda viiti tiedä. Miule tuli miilde, kuidas aanjalase kõnelive oma lastega paljalt aanjakiilt. Ja mina vaadasin neid ja mõtli, et mina tahas ka seda viisid ette. Ja siis Kuldi siindis. Ja siis sündüsi Kuldi. Ja me kirgisime rakanda kuldiseks liivakieltä jopa esimesest päevästä. Ja siis me luesime sellis manuskripti ja keertisime oma aika sõnji ja kiitamide, mis tulta meidän mieltä. Irkis tamkaks rakanda, siindis ka mõtkas keerta seda roondast. Ja näin tamkaks iitskaps meik luemis seda roondas. Meik mõtlis meil siia, mis on vajag jägapäevalis elaamis pieraasta ja ežmisi sõndi, lapsi imerkaud sõndi, loodakši, loolidi ja pildidi sõnadaks. Ja edimene käsikiri, siis me hakkasime Kuldiga liivikiilt kõnelema kohe edimesest päevast pääle. Teeme sealt käsikirja ja kirjutime kikkaig üles sõnu ja lausid, mis meile miilde tullive. Ja temaga kõnelema hakaten tuli viil üks mõte, et kirjuta sellest ka raamat.
Ja sedaviisi saigi, ütlen, tema käsi raamat luudu. Me mõtlime, et mida on vaja igapäevatse elu jaos. Me andsid edimesi sõnu asju kohta, mis on latse ümber, luuletusi, laule ja pilte, ütlen, sõnadega. Nüüd Joon näeb ka seda raamatut, kuulda laps, kuldine laits. Siis me kuulemme 2 autora, minä ja Minnai Renate. Autori on siis Joon Esi ja Jooni naine Renate. Ja vanlikin tämä säälum kertot, kun oppas liivakieltä teik voitaka ja kievaavasti arusoodi ja oppakaa eesti, jedaleesti. Jedaleesti on se võro kieltä ja suomakieltä. Et võib ka õppe siis edukesega siis Lõuna-Eesti soome keelt selle raamatuga. Või parim siis muosta, kun sä muostat liivakieltä, siis sä muostat ka võro ja jedaleesti kieltä. Võib mõista. Ja vistum. Siis niin, se on Esmiak ja me luesime uusi formaat ja se on lapsten ja valmistan. Siia on siis edimene päätükk ja raamatu uus vorm ka. Ja kun laps kasvab, siis ja apuu brõkande, valmistaminen on niinku 2 aegasta. Võimi ja liivakielu jõvist oppa. Siellä raunta päämutkas on selku lasvoiga liivakielu oppa omasta. Iirgantaksest kievaamstis ja ash, nagu me iisteimme. Ja lapse ja vanempe võive seda raamatut ütenkuun tarvite ja sedasi ütenkuun õppi. Ja seni, kui laits kasvab ja kõnelema hakkab, on vanempil ligi 2 aastat aika esikah kielt õppi. Ja raamatu päämine mõtte on õppi liivi kielt ürgüsest pääle, õlpsaste ja kähku, just nagu me esiga teime. Ja raamatu kutsnika on vägi imlimi ja Iva Maltei Kristiine Kutepova ja imlimi disainei Ivo Grundulis ja liivakiel toimijat Tiitreen Viitso, Erik Krautmane ja Tuuli Tuisk Tartusta. Raamatus on pilditennu esieräni sää maalikunstnik Kutepova Kristiine ja kujunteja oli Grundulis Ivo. Ja liivikeele toimendaja oli Viitsu Tiitrein ja Krautmane Eerika. Ja liivikeele nõuandai oli Tuisu Tuuli. Ja viis, ja niin me roski valitaan kui kilub liivakeel. Kaime siis seda raamatut ja liivikilt ka. Siis kibar. Müts. Ja särk. Hame, luuse. Sukad. Sukka. Pikset. Kaatsavi, pikset. Ja se raamatu on, seal on 2 kieltä, liiva ja läti. Raamatun on siis 2 kielt, liivikiel ja lätikiel ka. Ja tuo jakum ala rauk. Tõne päätükk on siis ära ikke. Ja kuitenkin näet liivakielkaks se minä-form ja 3. person form on ne iis, se iis. Ja liivikeel on siis edimene vorm ja 3. siis tegusõna vorm on sama. Näet siis alarauk. Ära ikke. Silastum. Kaeluste ja süles. Kiinjel. Ja pisar siis. Seemja lipkas. Piimalapp. Ja
siis luts. Lutt. Ja tasa toovas, mõtsa, Mõts. toovas, Taevas. mer, Meri. jooga, Liiv. rattad ja moo. Vanker ja maa. Ja 4. jagub raudanaigas, 4. peatükk on siis Viiveeren. lind, Lind. päevaliki, Päeva. puu, Puu. ja kindlasti on dažām sormu poik. Saaremaa majak. Ja sitä võib nähdä liivad raandast. Jah, seda võib siis näha siis Liivi rannast. Looja, Laev. liesta, Lest, lestakala. võrg, Võrgud. sokoda ja aina. Suitsukoda ja ain. Näe, ja või kui mulgi kielkaks on rai. Tuul. Ja vist. Ja koo ja kahval. Luits või lusik ja kahvel. Ja rokk. Pudru või puder. No näe, ma tooks rõkaada roški ilsia seepärast, kui me mõtleme selle knaš grammaati, kui me kiitaks. Joon tahab tükese kõneldega siis grammatikast. Sääne ilus keeleõpetus on ka raamatun olemen. Ja nähtäpäks selle tegem, kus kõps? Jah, siis kus on või on siis jänes. Kõps on siis jänes. Ja kõps on nominatiiv ja siis võta kõps, see on imperatiivform ja see on ka nominatiiv. Kõps siis jänes ja võta kõps siis käskiv vorm, imperatiiv, et võta jänes siis. Ja siis on partitiiv, või sa tood kõpse. Ja siis on partitiivi käännös, siis kas sa taad jänest. Ja siis on ka partitiiv, negatiiv kiitem, või sa too kõpse. Ja eitus on ka siis üks lause ja küsilause, et kas sa taad siis jänest või kas sa ei taha jänest, siis partitiivi käännös. Ja niimoodi läheb taagis presentaatsi. Tagasi siis ettekande manu. No näe, esimeseks see roontes võid setmät mõtkes ja siin see ploon ja see kätkeer ja siis lopaandakseks se veel uusanted ja Suomi kaimkoda andis roode mäden, Eesti kaimkoda andis roode ja lähtmo nationaalkulttuursidam ja veel puoministeri se Office Norden ja veel Estonia Selge Tallinnas. Joon ja Renate siis andsime selle käsikirja välja ja toetive ka Soome saatkond Riian ja Eesti saatkond Riian raamatu väljaandmist ja ka siis Estonia Selts, Lätimaa kultuurikoda ja Norden. No näe, ja näin kuuldis sinnekeel om liivakeel. Kuldi emakiil on liivikiil. Ja ne kuuldi oma nuorimi liivakeel rõgandi maailmas. Ja Kuldi on siis kõige noorem liivikeele kõneleja siis maailman ilman.
Nu niin väki täädzi kizimi vai liivakielkaks võiks oppa skoolsa, idiskoolsa, aga lapstarās. Ja see tähtis küsimus, et kas liivikeelt võis õppida koolin ja ülikoolin. Ja siis on pägini rakandad sieku ja keeritades sieku, kun mingi vana perri liivas on kuolen ja liivist niman veel selli historii konteksti ja konnotaatsi. Ja palju on kõneldu ja kirjutat sellest, et peremine liivlane on ära koollu ja liivlaste nimeman on ollut aaluuline tähendus ja köydys. Ja meik toosma las kuldis sindikeil valka liivakeil, las nii valka äpperi aga ežmi ja ama nuorimi liivakeelarkaani. Me tahime, et kuldi emakiil oleks liivikiil, et nüüd oleks liivikeelel jälle emakiilne ja kõige noorem kõneleja. Ja se kizimi on selli, kui kuldi sindis, kui liivakielda võiks kasanta, kus ta võiks liivakielda veel kulbeta ja oma pariimistis ja normaal viidjulgsku skoolsa ja idiskoolsa võiks oppa liivakielkaks. Nüüd on siis sii küsimus, et kuidas kuldi saas oma emakiilt, liivikiilt edesi kanda. Kun kontor ta võis viil liivikiilt tarvita. Ja kõige parem ja kõige mõistlikum poles, kui ta saas liivikiilt õppida koolin või ülikoolin. Meikmed aim ja mund mõtleb, et kui seda on vägi vajag skoolise lapsta taras ka opata liivakielda ja liivakielkaks. Aga liivad suurt seltsed ja organisaatseid arved, kus see äbu võidab. Meie, miu pere ja tõisega arvame, et on väike vaja õpeta liivikiilt kuulen ja lasteaidun kah. Suurempe liiviseltsi ja ühenduse arvava, et seda ei saa viild ette. Nää, ja mä aimkaks meik tarvama anda liivakielen tulbisaiga ja luotakst. Nii tasa on tuo liivakiel ja maakiel rakandai Ilma Mari. Ja meik toosmalla skuldisen volka, ka sazārkienkraks rakaan da liivakielda ja näis indis Ilma Mari. Ja meik jatkam jättäpeikin, mä tiedä. Liivikiil üleilmastumise ajal me oma perega tahame anda liivikeelel tulevikku ja luutust. Tämbe on siin juba tõine inimene kah, kelle jaos liivikiil on emäkiil. Me tahime, et kuldil oleks sõsar, kellega ta võis liivikeelen kõnelda. Sündisime te tõine tüder Ilma Mari. Ja mede tüü ja õppine läve ikki edesi. Ja meik luotam, kun mund aimet ka võtavad meesti opaatab. Loodame siis, et tõse pere ka võtame siis eeskuju sellest. Ja selli mõtkas, kun võiks interessante, až amaat meik rakandisme engliškielkaks, aga kiinakielkaks. Sääne mõte veel, et ei oleks nii nõnda huvitav, et kui kõik kõnelesime inglise kiilt. Aga Kiina. Või hiina kiilt siis. Siepärast on vägi knaš, kui mä tean liivakeel, võru, muugi ja mund knašed keeld. Sellepärast on väga ilus, et on veel liivi ja mulgi ja võro kiil ka. Ja minä tämpa, aga egi tuli miele selli déjà vu, kun se veel 16.
aegasta taagis haaņs ja nii Länsuv, kui juba selli tulbi sukk kasab ja see on jõvist. Et Joonil tuli ka sände déjà vu mõte, et kui oli seal Aanjan siis 16 aastaga tagasi, et kui seal oli ja siis on ka üks laul ja Nää, siis Irgandaks oli 16 aegasta taagis haaņs ja niissä läheb jättöpäin. Et Ürgus oli siis 16 aastaga tagasi siis Haanjan ja kõik see läheb veel edasi. Seepärast, kui me mädänum tulbi sukka saan. Ja meil on siis tuleviku sukupõlv tulemen ka. Ja nii, siis oli vägik naš laul ja med ansambliks Normaorkestriks mädän liib uus CD-album ja laul nim laul ja või sa võid roški kiita, mis saalum. Joonil siis ka on üks laul, mis ta on esitennu ja seda esitab siis ansambel Normaorkester ja Julgis Talte ja neil tuleb ka CD-album välja. Ja see laul on siis sõna oma sääntsegu, et siis kui mea tunne, siis kui mea laula, siis kui mea ele, mea laula. Ja ma joose ja vähemt näe, tii on pikk sääne ja nõnda. Ma ruuvi ja mea laula ja pealkiri on siis laul ehk laul. Siis kun elän
soololoolis Reidis Zumbergs. Soolo siis lauleb Reenis Lubats. Ja julkistalt. Ja julkistalt. Ja ma loodan või võldku, et valdinteenuskoncert võiks võlda tasa Tõrvas. Me näeme seda. Võib olla siis CD-albumi sääne avamispidu tuleb Tõrval. Suur tänu. Aitüma. Ja tulkit liivat randa, sepäs kun randa annab inspiraatio ja päägin jõvdi matkidi. Tulge siis Liivi randa, sellepärast, et rand annab inspiratsiooni ja häid mõtteid ka. Tänu südamest. Aitüma. Aitüma. Tere, mina olen Mirje-Mari Vähi. Ja mina olen Mirtel Liinemets. Me oleme Tõrva gümnaasiumist ja anname ülevaate Mulgi noortepäevast ning jagame noorte ettepanekuid, kuidas mulgikultuuri populariseerida. Eelmisel aastal toimus novembrikuus Mulgi valla noortekeskuses mulgikultuuri tutvustav päev. Noortekeskuses toimus töötoet, kus sai tutvuda mulgikultuuri, keele ja toiduga. Keskuses sai ka ise meisterdada, süüa või valmistada mulgitoitu, kuulda ja proovida rääkida mulgi keeles ja tutvuda mulgi muusikaga. Tõrva noortekeskuses käisid tegevusi läbi viimas Alli Laande ja Andres Taul. Alli Laande oli noorte saabumiseks ette valmistanud maitsva mulgipudru ning tema juhendamisel valmistati maitsvaid mulgikamapalle. Kui kõhud olid täis söödud, siis tutvustas Andres Taul noorte torupillimängu ja rääkis juurde torupilli ajaloost. Edasi hakati meisterdama roopille. Roopillide tegemine oli noorte seas väga populaarne. Kui töötuba läbi hakkas saama ja roopillide mäng noortekeskuse ruumides kõlas, tulid kohale ka teised noortekeskuses viibivad noored, kes ka endale pilli tahtsid meisterdada. Karpsi nuias toimus tegevused 2 päeval. Esimesel päeval linatöötuba, mille viis läbi Lii Laanmets ja mille valmistamine toimus linaleenude valmistamine, mängiti ringmänge, küsiti mõistatusi ja lauldi. Teisel päeval valmistati mulgikeelsete sõnumitega võtmehoidjaid, mille juhendaja oli Liina Ambos. Mõlemal päeval tutvustati lõõtsamängu ja pakuti Lilli külaseltsi küpsetatud mulgi pannkooke. Abja noortekeskuses valmistati mulgipäeva raames võtmehoidjaid ja mulgipoelu. Töötoa juhendajaks oli Marvi-Liina Riid. Samal ajal tutvustas ta noortele mulgikultuuri ja erinevaid kombeid seoses mulgiriietega. Lilli külaselts pakkus noortele minipainkooke ning mängiti akordoni. Ka üks noor sai akordoni kätte võtta ja paar lugu mängida. Tarvastus viidi läbi maastikumängud, mille raames tuli üles leida punktid, mis oli seotud mulgikultuuriga. Mäng sisaldas mulgikeelseid küsimusi ja fotoküsimusi. Peale mängu valmistati mulgikorpe. Juhendajaks oli mulgi kõige noorem korbimeister Rasmus Põder. Lisaks sellele, et tutvustati noortele mulgikultuuri, oli teine mõte, et koguda noortelt infot, et mida nemad teavad mulgikultuurist ja kuidas nende arvates mulgikeelt ja kultuuri populariseerida. Noortel tekkis väga põnevaid ettepanekuid ja need me panime kõik ilusti kirja. Pakuti, et kõige paremaks viisiks on selliste töötubade läbiviimine, kus saab ise midagi oma kätega valmistada. Loengud mulgiteemadel ei ole noorte jaoks atraktiivsed, pigem läbi põnevate tegevuste. Töötoad võiksid toimuda koolitundide raames, võimaldades noortel tegevustest osa võtta koos klassikaaslastega. Sooviti ka siduda mulgikultuuri õppimist koolitöösse.
käsitöötunnis tikkida mulgimustreid, kehalise tunnis mängida mulgimänge või tantsida mulgitantse ja muusikatunnis laulda mulgilaule. Kuna rahvariided ei ole noorte seas populaarsed, võiks mulgimustreid panna tänapäevastele riietele, oversized pusad, T-särgid või dressid. Samuti võiks noortekeskuste ja koolide seintele maalida mulgimustreid. Samuti üritustel esinejad võiksid laulda mulgikeeles, TikTok sõnumite edastamine visuaalselt ja muusikaliselt. Mulgi valla koolide õpilasesindused ja noortekeskused võiksid teha koostööd, näiteks mulgiteemaliste laagrite või ürituste korraldamine, ühised väljasõidud või muud sellist. Pakuti alustada mulgiteemaline huviring, kus põnevad tegevused on seotud mulgikultuuriga, mulgimängud, lauamängud või laulud. Korraldada võiks noortele mõeldud festivalid, näiteks mulgiviikend, mis oleks mulgipärase twistiga, kus üles astuksid tuntud popmuusika esindajad, uuendada ka mulgipidi. Lisaks rahvatantsule ja laulule lisada rohkem show'd ja noori kõnetavaid artiste. Mulgitoidu tutvustamiseks võiksime kaaluda vanaka kohviku kaasamist, et pakkuda müügiks mulgitoitu. Näiteks avastasid tõrvatööde puhul, et kamapallid sobivad suurepäraselt menüüsse. Noored õpivad vanematelt, vanavanematelt ja õpetajatelt. Seetõttu tuleb olla noortele eeskujuks. Kui kodus valmistatakse mulgitoite ja räägitakse mulgikeeles ja mulgikultuurist, siis liigub see teadmine ka järgmistele põlvedele. See oli meie poolt kõik. Aitäh! Tere! Ma olen setokõne, aga kõnõrli tämpäkuda abja kuulin mulgi kiilt ja kultuuri õpitakse. Miks on tarvis mulgi kultuuriga koolis tegeleda? Paikkondlik identiteedi olulisemaks muutumine üle ilmastuvas maailmas. Noorel inimesel on tarvis millegagi või millegi kaudu määratleda. Hea ja turvaline on neid määratleda oma kultuuri kaudu, mis on sind juba lapsepõlvest saadik ümbritsenud. Väärtussüsteemi kujunemine ja kujundamine lastel ning noortel. Mingis eas kujuneb noortel väärtussüsteem välja. Võetakse teatavad väärtused omaks, mida tulevikus täiskasvanuna hakatakse alal hoidma. Tähtis roll on nii õpetajatel kui koolil, veelgi enam aga kodul. Tugev kogukondlik kuuluvustunne aitab elus paremini hakkama saada. Kui olen paikkondlikud väärtused omaks võtnud ja tunnen end selle kogukonna liikmena, on mul elus lihtsam hakkama saada. Põlvkondade tarkus loob noore inimese ümber turvalise keskkonna. Abja gümnaasiumis toimub mulgikultuuriloo õpetamine gümnasistidele alates 2019. aastast. Mulgikultuuriloo tunnid toimuvad meil kõikides kooliastmetes alates 2022. aastast. Praegusel õppeaastal siis 2., 5., 8. ja 10. klassis. Mulgi teemad on lõimitud võimalikult paljudesse ainetundidesse. Koolivormi kanname juba 2022. aastast. Meie koolis toimub igal aastal mulginädala tähistamine. Mulginädala ajal on aulas avatud fotonurk, kus saab teha mulgiriietega ja mulgiteemalisi fotosid. Mulginädalal toimuvad ka erinevad töötoad. Sel õppeaastal oli algklasside lastel võimalik teha pakutrükitehnikas mulgi arhailiste sümbolitega seljakotte. Lisaks töötubadele on traditsiooniks saanud ka mulgi viktoriin 5. kuni 12. klassi õpilastele.
alates 2020. aastast toimub Mulgimaa põhikoolide õpilaste mälumäng 5.–8. klassi õpilastele, kannab see siis pealkirja Nuputa välla. Toimunud on 4 hooaega, osa on võtnud üle Mulgimaa 5 kooli, kokku 8 võistkonda. Eesmärgiks on innustada õpilasi lugema Mulgimaa teemalist kirjandust ja ajalehte Üitsainus Mulgimaa. Mälumängu küsimused koostavad Mulgimaa raamatukogude töötajad, ajalehe küsimused paneb kokku Kristi Ilves. Mälumäng seob koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga. Kõik need 4 hooaega on Abja gümnaasium olnud esindatud 2 võistkonnaga. Mulgi temaatika kajastub ka kooli sündmustel. Tänavusel teatripäeval etendasid 5. B-klassi õpilased Mulgi teemalisi sketše. Meil on ka väga hea koostöö kogukonnaga. Kevadeti käime kohalikes asutustes õppekäikudel. Traditsiooniks on saanud Mulgi rahvarõivastega tutvumine ja selga proovimine MTÜ Mulgi Ukuvakas. Abja päevakeskus on koolile tore koostööpartner, kes on korraldanud õpilastele Mulgi toidutöötubasid. Fotodel on 10. klassi õpilased, kes käisid päevakeskuses tutvumas rahvarõivastega ning õppisid Mulgi korpe küpsetama. Abja gümnaasium on saanud toetust Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri meetmest. Tänu toetusele oleme saanud korraldada õppekäike ka kaugemale. Kool on lähtunud õppekäikude planeerimisel põhimõttest, et õppekäigu saaksid kindlasti need klassid, kus on käimas Mulgi kultuuriloo tund. Õppekäikude kaudu kinnistatakse klassiruumis õpitut. Meie õpilased on käinud MTÜ Lilli looduskeskuses, Mulgi savikojas, Heimtali muuseumis ja tutvumas Helme kihelkonna vaatamisväärsustega. Meie õpetajad osalevad aktiivselt Mulgi Kultuuriinstituudi poolt korraldatud mulgi keelekoolitustel. See on õpetajatele suurepärane võimalus süvendada ning täiendada oma mulgi keele alaseid teadmisi, kohtuda kolleegidega teistest koolidest ning tutvuda erinevate Mulgimaa koolidega, kus koolitused parasjagu aset leiavad. Esimene foto on Tarvastu käsitöökojas Mulgi tanu sidumine ja teine foto Abja gümnaasiumis. Koolil on hea koostöö Mulgi Kultuuriinstituudiga, kes on meile taganud vajalikud õppematerjalid igaks õppeaastaks ning olnud oma nõuannetega meile alati toeks. Aitüma kullamast ja Abja gümnaasium võtab hea meelega uusi õpilasi 10. klassi vastu. Tere, minu nimi on Helena ja mina olen siis Karksi-Mulk ja tämpe mina kõnele teile, mikä pärast mulgi kultuur on minule tähtis ja oma ja kuidas siis perimus on minu igapäevase elu osa. Nagu kõik, siis kõik on mikä alguse saanud kodunt. Minu pere on suur mulgikultuuri austaja ja mina olen algusest saadiks kasvanud selle keskkonna sehe. Siia on loomulik, et siia hakkas siis minule ka külge. Minu esa on Karksi-Mulk ja kõneleb mulgikiilt ja kõik minu pere tantsivad ka rahvatantsu. Nii kaua, kui mina mäletan, on mulgi söögi, rõõva, kombe, kiil ja kõik säänte olnud minu elu osa. Ja piltel on ka näta siis minu pere, mida kodutalun, mis on mulgi häärpär. Ja kõige suurempa tänu mina peaigi andma oma vanematel, kes on minust säänse mulgi kasvatanud. Kiil on ka minule külgne hakku juba varakult.
Kodun esa kasutab mulgikiilsit väljendit ja nii tundub mulle loomulikum. Alles nüüd olen mõistnud, et nii on üldse mulgikiilse väljendi. Umbes 7 aastat tagasi käisin ma Lillin mulgikeelelaagren. Seda nädaga ülemisel pildil. Seal me õppisime mulgikiilset näitemängu, mängime mulgilaulu ja tantsumänge ja teime mulgisüüki. Ja mina kindlasti soovitas seda laagret kõigile noortele. Siia annas väga palju juurde. Samuti on mulgikiil kogu aeg olnud minu elun läbi muusika ja tantsu. Aga nüüd aastaks olen ma õppinud mulgikiilt koolin Laantalliga ja Raasika loe esikodun mulgikiilset raamatit. Kui varem pest mina taisi mõne mulgikiilse sõna ja mõiste ning mõiste lugeda, siis aastaga on Malli minut nõnda hästi õpetanud, et tähendab mina kõnelen teil mulgikeelen ja jah, palju on meil õppija, aga tähendab minul on julgust ka kõnelda teistele. Aga mina arvan, et kõige kallimbes on mulgikultuur saanud minule läbi tantsu. Et mina olen kasvanud tantsusehen, juba tillikse tüdrikuna käisin ma ema ja esaga tantsuproovi nüüten ja säälsi mulle ka külgi hakkas. Koolin hakkasin ma ka tantsurühman tantsma ja olen nüüd juba 12 aastat tantsnud. Viimase 3 aastat siis tantsurühman Vinge. Mulgimaa on väga villakas rahvatantsukant. Siin kandin on pärit palju tantsu ja mängu ja tore on näha, et rahvatants on minu koolin meelistegevus. Mina käisin AKG koolil. Ülemisel pildil on näha meie kooli rahvatantsijad selle aasta tantsupäeval. Mina väga armastan pärimusmuusikat. Ma olen ka õppinud rahvapille, näitas torupill, parmupill, plokkplööd ja Pirle on väga palju punte, kes mängime erinevaid rahvalaulu töötlusi ja palju neist mängib just medekandist pärit laule. Ja läbi muusika siis kõlab mulgikiil minu kõrvun ja kodun iga päev. Mina arvan, et Mulgimaal on kõige ilusam rahvarõõva. Mina kannan rahvarõõvit alati uhkusega ja siia on ikka pidupäev, kui rahvarõõvit saab selga panna. Enim põhjust annab sellest tantsmine ja minu rühm kannas siis allist neiu ja nuurmehe rõõvit. Ka tämpe on mul selles osa rõõvist. Aga samuti on tänapäevil moodu kanda rahvarõõvi kirjaga rõõvid ja ehtid. Minul on näitas mitu paari kõrvarõngid mulgimustraga ja kaelagi. Minu ema on mulle palju seletanud, kuida on kõige õigem rahvarõõvid kanda ja mis nii kirja tähendab. Mul on kohe valus vaadata, kui ma näen, et kennigi medekandi rõõvit võlesta kannab. Ja süük, muidugi süük. Mina olen suur mulgisöögi austaja. Nii söögi on lihtsa, aga väga hää. Minu kodun tetas ka pidupäevil mõni kord mulgisüüke ja mina väga naudi seda. Samuti lihtsambit asju saab teha iga päev kah. Samuti tetas mulgisüüke minu koolin. Minu koolin on kõige parem mulgipudar, kindlasti. Ja on vahva näeta, et ka kuulilastel meeldib mulgisüük. Et see on populaarne. Ma ei tea, mis pärast siis seal on. Aga mikä pärast on mulgikultuur minule siis tähtis ja oma? Mina arvan, et siia on tähtis, et mede noore ikka tunnes oma kandi kultuuri ja kiilt. Esigi kui
ega päiv sellega ei tegeles, siis ikka võis ju teada, mis on mede eripära ja tunda uhkust selle üle. Kui kõnelde esi ei mõista, siis püüa vähemalt mõigata. Kui mede põlvkond, noore, ei tunne huvi mulgikultuurist, siis eripära sureb välja ja mede laadse enam midagi mulgimast ja mede juurdest ei tea. Erinevusti pikki rikkambes ja mina arvan, et egavits, kes natukenegi teab mede lugu, on rikkam kui teine. Siin on mingi uhke tunne, kui tead, et sinu esivanem oli põlitse mulgi ja pidasi olulise kõike seda, mis siin kandin, on oluline. Kõik kombestik ja kiil. Ja minu arust on medekultuur väga põnev ja noore võisiva rohkem selle vastu huvi tunda. Kurb on mul kuulda, kui Kennigi kõneleb, et nautis, et rahvatants on nõme või tema ei saa aru, mis nii muti seal mulgikeelen kõneleva. Mina ütles neile siis vastu, et tule roovi ja ma arvan, et sa ei kahetse. Ega üte jaoks leidub osa kultuuris, mis just teda kõnetab. Ja mina olen kogu aeg mulgikultuuris kasunu ja ma ei kujutas ette seda kuidagi tõistmuudu. Mina tahaks teil paar soovitust kah jagada. Külasta mede piirkonna erinevaid asutusi esiti mulgi elamuskeskust. Siia on viis õppi tundme oma kandi ajalugu ja siia on põnev kah. Saa erinevatest üritustest, mis näutavad mulgikultuuri, näutas mulgipidu või suvel toimuv lavastus Aig veereb armu müüda. Sii kajastab väga hästi, kuda elu põlis on mulgi tallun oli. Ja roovi lugeda mõnda mulgikiilset raamatut. Sii pole tegelikult üldse nii rasse ja lugeda hakkab kiil aiga müüda külge. Mina näutas loegi lihtsambit muinasjutte, näutas Ämmarigu aaluu, muinasjutu on väga hea koht, kus alustad. Ja kõige olulisem minu arust, võtta osa pärimuspäevist ja laagrest. Seal toimub õpe läbi põneva tegevuse ja sa saad kokku noortega, kel on siuga sama huvi. Ja siia on kõik. Kui teil on küsimusi, siis mina roovin vastata. Aituma! Tere, lugupeetud siinolijad! Väga rõõm oli kuulda eelkõnelejat, et selliseid noori, kui tuleks rohkem, siis oleks meil ka rohkem seda kultuuri nähtaval ja on ka neid edasikandjaid. Aga mina olen siis Ave Grenberg, õpin praegu Tartu Ülikoolis etnoloogiks ja antropoloogiks ja olin siis mulgipudru taotluse eestvedaja, et siis jõuaks meie kultuuripärand ka maailma kultuuripärandi esindusnimekirja. Ja täna siis paluti mul sellest kõnelda mulgipudru küsimustulemustest, aga enne seda natuke vaatame ka seda teemat, mida siis tähendab üldse vaimne kultuuripärand. Ja siis, kui mulgid 19. sajandi teisel poolel läksid siis maid ostma Tartumaale, siis viisid nad loomulikult kaasa ka oma toidukultuuri. Ja Anu Raud on väga kenasti mõtestanud mulgitoitu, et mulgitoit on nagu mulgiks olemise alus ja kui mõelda, kui võimsad toidud need on, et kui palju nimesid on antud selle toidule, et meil on mulgipuder, mulgikapsad, mulgikorp, mulgikama teatakse küll vähem ja need on meil siis mulgiks olemise aluseks. Ja mida siis üldse vaimne kultuuripärand tähendab, et tihtilugu, kui alustad vestlust mõne inimesega ja intervjuude läbiviimisel, ma palusin rääkida vaimsest kultuuripärandist, siis alati mõeldakse, et mis asi see vaimne kultuuripärand on. Ja seda on mõtestatud
UNESCO kaitsekonventsioonis ja rahvuslikus organisatsioonis ja on siis toodud välja, et see on ikkagi põlvest põlve edasi kantud meie teadmised, oskused ja kõik see, mis me saame oma vanavanematelt, oma vanematelt, need teadmised me anname oma lastele ja seejärel need kanduvad edasi, see on nagu elav pärand. Ja seda nimetataksegi vaimseks pärandiks ja see annab meile ka sellise identiteedi ja järjepidevuse tunde. Ja mida tähendab siis üldse UNESCO? UNESCO on siis Ühinenud Rahvaste teaduste, hariduse, kultuuri organisatsioon ja põhieesmärgiks on siis neid valdkondi ühendada ja olla toeks koostööle rahvusvahelisel tasandil. Ja Eesti liitus UNESCO-ga 1992. aastal ja ka on võetud vastu vaimse kultuuripärandi kaitseks UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitsekonventsioon ja Eesti liitus siis kaitsekonventsiooniga 2006. aastal. Ja Mulgimaalt on tehtud siis Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse 15 sissekannet, üle poole neist on toiduvaldkond. See näitabki, et mulgid väga armastavad oma toitu ja sellest peetakse ka väga lugu. Ja on sissekannetes siis tehtud küll mulgitoit, mulgikorb, mulgipuder, siis verivorsti tegemine Abja paluojal ja kama valmistamine, söömine ja samuti ka veel muid asju, arhailine mulgimuster tänapäevastel rahvalõivastel ja esemetel, samuti siis torupill, Mardi kadripäeva tähtpäev, Maarja päeva tähistamine, Paastu-Maarja päeva tähistamine ja torupilli valmistamine, mängimine ja toomingavitstest korvi punumine. Ja Eesti elava pärandi ilmingud vaimse kultuuripärandi nimekirjas on siis kantud meil Eesti, Läti, Leedu laulu tantsupidu, siis Võru suitsusaun, Seto-Leelo ja siis kiireloomulist kaitset vajavasse vaimse kultuuripärandi nimekirja on kantud siis ühepuulootsiku ehitamine ja kasutamine Soomaal. Ja kust tuli nagu üldse see idee, et minna UNESCO-sse? Loomulikult ühest suurest asjast kasvab jälle järgmine asi ja soome-ugri kultuuri pealinn andis selleks väga hea tõuke, et mõtestada ja väärtustada oma kultuuri enam ja piirkondlikku sellist huvide esindamist siis ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ja hoida ka seda elavat kultuuripärandit ja ka nagu tunnustada ja et seepärast tuligi niisugune mõte, et minna edasi siis ühe kultuurinähtusega UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Aga millise nähtusega minna? Selleks peab olema teatud tingimused, et ta peab olema konkreetne asi, mida on nagu hea kirjeldada ja ta peab olema eelnevalt kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimekirja ja peab olema kaitsemeetme, et mille jaoks, et mida on nagu selle kultuurinähtuse toetuseks tehtud ja mida siis nagu edasi veel tehakse. Ja iga taotlusega käib siis kaasas ka 10-minutiline film ja ka suure eraldusvõimega fotod. Et millise kultuurinähtusega minna, seda siis me otsustati koos kogukonnaga ja kaasasime ka eksperte ja ühisel meelel siis oldi, et selleks on siis mulgitoit ja just mulgipuder. Et see on nagu selline kõige konkreetsem kultuurinähtus siis, millega minna UNESCO-sse. Ja veebiküsitluses selguski, et see on meie jaoks väga oluline toit, sest 91% küsitluse vastanutest tõdes, et see on oluline mulgikultuuri osa. 47 vastanute hulgast vastas siis 91%.
ja kõige enam tuntakse seda toitu siis erinevates peredes nimega muidugi mulgipuder, siis on kärutädipuder ja ka nimetati kartulitangupuder ja poolvillane puder ja vähem nimetati ka siis segapuder, kartulitangupuder, taiveerepuder ja mammapuder. Ja vastanute hulgas siis 71% olid siis Mulgimaalt pärit ja 29% siis mujalt üle Eesti vastanute hulgas. Ja loomulikult kõige enam süüakse seda toitu mulgiputru kodus. Ja mulgiputru süüakse ka kõige enam argipäevadel ja ka muudel sündmustel, kultuuriüritustel, ka kohalikes söögikohtades, laatadel, et küllaltki populaarne on mulgipudru valmistamine Mulgimaal. Ja seda valmistatakse ikka mitu korda aastas, et üle poole vastanute seda ka kinnitas ja kes siis vähem. Ja pudru valmistajad peres on peamiselt ikkagi vanemad, siis kas ema või vanavanemad. Ja mulgipudru põhikomponendid on samad, kuid valmistamisviisid on ikkagi erinevad, et tehakse näiteks suurem kogus, et siis säilib paremini, järgmine päev praadides on see maitsvam, kas valmistatakse ahjus või pliidil, enamasti lihaga, aga tehakse ka ilma lihata, nii et sobib ka hästi taimetoitlastele. Siis kas kartul on tükis või rohkem tahetakse sellist siidjamat putru, siis klopitakse see siidjamaks ja juurde võetakse siis kas praetud lihakõrneid, võid, hapukoort või samuti erinevaid marineeritud köögivilju või üldse mitte midagi. Ja kõrvale juuakse tavaliselt keefiiri või hapupiima. Ja hästi toredasti on vastanud ka erinevad inimesed oma pudru valmistamisest, et siin on näiteks toodud ühe pere mulgipudru valmistamisviisid, et kui ta teeb puupliidi peal, siis praeahjus malmist haudepotis, või kui ta teeb tavalisele elektripliidi peal, siis on see valmistumisviis hoopis teisem ja kolmandaks variandiks on, kui ta teeb veel tavalises ahjus, et milline valmistamisviis siis on siis malmpott ahjus. Et ühe toidu valmistamise jaoks nii palju erinevaid viise ühel perel, et see on selline päris suur traditsioon. Ja igaühel on siis ikka oma nipid, et kes siis kasutab näiteks haudumise ajal õunamahla ja kui on ta õppinud seda valmistama mulgiputru, siis sellest ajast on see saanud nende peres nagu maitsvaks pudruks, mida siis lõpuks ka siis koos perega süüakse. Ja samuti, et näiteks keedab kartulit varem valmis, järgmisel päeval praeb ja siis ta segab koos kruupide ja paneb viimasena veel liha ja sibulat juurde ja ongi selline ebatraditsiooniline mulgipuder. Ja lapsepõlves on toonud siin teine vastaja, et kui oli vähe liha, pandi pudrule peale rasvad töminaid, et need on siis krõbedad, mis ploomirasvas sulatamise järel nagu järgi jäävad. Ja ka niiviisi, et valmistatakse, et lastakse tugevalt pudrul keema ja siis ta tõstab patjade ja tekkide vahele, see jätab sinna selle nagu hauduma ja väga säästlik keskkonnahoidlik valmistamisviis. Ja ka keegi mainis, et Fitlapi kavas, et tema on alles avastanud enda jaoks mulgipudru
et mida ta varem nagu üldse ei söönudki. Ja nii toredaid selliseid toidu kaudu nagu üritatakse säilitada edasi, anda traditsioone ja mälestusi ja selliseid tähendusi, mis on seotud siis mineviku ja kogukonna identiteediga, et kuidas ema tegi ka väga erilise pudruahjus, kaanega savikotis ja piima pealt riibuti koordmanu ja kuidas siis kõrvale joodi mannergust valatud külma piima. See tuli tuua Helme taga elanud vana undi Marimann, kes mu lapsepõlvepäevil veel elas, et käis suvel jalgsi läbi Oru üle Helme nurmede. Ja seal Järvetalus toakest üürinud vanadel oli sooja saamiseks toakeses punkriahjuke, kuhu käisid siis väikesed klotsid, mida seljakotiga kaasa pandi. Oli vaene aeg ja see puder oli taevalik nälja kustutaja. Siis on toodud näiteks, kuidas see tegi lapsepõlve laupäeva õhtul eriti mõnusaks. Toad olid koristatud ja oli hea ja mõnus. Ja samuti, kuidas vanasti heinateo ajal tõi vanaema seda suure potiga otse heinalistele ja siis söödi põllul otse potist. Küll maitses see hea ja lapsepõlv tuleb alati meelde. Ja minu isa valmistas kõige maitsvamat putru. Kui ta seda valmistas, siis laulis, kui putru keetis. Muidugi puder oli meil talus tavapärane toit sauna õhtutel. Elukaaslasel oli nõukaajal lasteaiast mulgipudru trauma. Ei söönud seda terve elu. 2022. aasta suvel proovis huvi pärast. Aabja päevakeskuses valmistatud mulgiputru sai traumast üle, et maitses ja sööb seda praegugi. Kui kärutädi putru juhtus üle jääma, siis tegi vanaema ülejäägist järgmisel päeval kärutädi suppi. Veel maitseb mulle külm kärutädi puder mustal leival, alla kindlasti ka võid. Üle-eelmise talvel tegin lapse viikingute teemalisele kooli jõululaadale 2 pajatäit ning läks nagu soe sai. Et need toiduga seotud sellised narratiivid, et võivadki siis aidata meil nagu mõelda, et kuidas siis on arenenud aja jooksul meil need toitumisharjumused ja samuti meie oma sellised maitse-eelistused, et kuidas need on siis kujunenud ja omakorda siis mõjutanud meie identiteeti tänapäeval. Ja et toiduga seotud mälestused minevikust annavad siis ikkagi aimu meie päritolust ja perekonnatraditsioonidest ja kultuurilistest tavadest, mis siis tegelikult omakorda mõjutavad nagu meie identiteeti. Ja toidu kaudu jagatud lood ja sellised traditsioonid, need ühendavad inimesi ning aitavad meil tunnetada kuuluvust oma kultuuriruumi või ühiskonda. Ja üks tore lugu veel. See lugu on seotud mu hea tuttavaga, kes on pärit Mulgimaalt, aga elab juba aastaid Ida-Virumaal. Kodus teeb ta ikka vahel ka mulgiputru. Ükskord, kui puder sai söödud ja laste käest küsis, kuidas puder maitses, vastas poeg. Puder oli hea, aga mulke oli vähe. Nii et pöidlad pihku, jakku levale ja otsus tuleb 2024 aasta lõpul, kas mulgipuder siis saab UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja või mitte. Aitäh teile! Tere siis mede poolt ka siit Püüne pealt Päälõunasel aal, et kõik elame kõtu täis ja meel hää, nii et teie jutusõõr ka niimoodi vaikselt hakkab siin veerema, aga ennem kui me alustame, siis võib-olla igaüts natukene
kõneleb iseendast, et kui ta tema selle Mulgimaaga ja Mulgi asjaga seotu on, et enda tutvustuseks võin siis ütelda, et mina olen Malingu Arvu ja olen siis Mikatse talust Karksi kihelkonnast ja Mulgi Kultuuri Instituudiga olen mina seotud üle 20 aasta juba, nii et ja olen oma kogu tähendliku elu ikka Mulgimaal elanud välja arvatud, kui sõjaväen ja koolin sain käidu, ülikoolin sai käidu. 1, 2, 3. Töötab. Tere, minu nimi on Liina, jah. Ja mina olen ka Karksi kihelkonna mulk sündumisest saadik ja töötan Kitsbergi gümnaasiumis käsitöö ja kodunduse õpetajana. Tere õpilased ja endised õpilased on ka seal Tarvastu gümnaasiumi poisid. Ja mina ei mäleta, et mulgi keel või mulgi kultuur oleks olnud minu ajal koolin jutus või õppetundides. Ei mäleta. See mulgi teema on tulnud minu manu tänu minu emele ja ma arvan, et see on 10 aastat tagasi, kui hakkas ema tegelema sellega rohkem ja siis mina tuli nagu järgi talle ja nii ta on lännu ja nii on. Jaa, väga palju juba tahaks siin arutlema hakata, aga tere, mina olen Romet Piller ja kui võtta siin mulgi päritolu, siis Helme kihelkonna mulk eluaeg olnud ehk siit samast Tõrvast, aga juba on kuulda, et midagi on kaotsi läinud, ehk siis mulgi keelt ei kõnele. Nii et midagi on juba vahepeal kuskil sassi läinud ja ma arvan, et see ongi võib-olla üks mõte, et see tänased noored, keda siin ennem sai kuulatud, et nendega ongi tegelikult vist juba hästi, aga see vahepealne põlvkond on seal vahele jäänud. Ja täna tegutsen mitmel rindel ja peamine on see, et proovin siis Mulgimaa piire edasi viia, ehk siis olen Rõngu keskkooli direktor üldsegi igapäevaselt, nii et siis vaatame, et kuidas seda Mulgimaad hoopis laiendada saaks ja eks mulgid on omal ise ka ju sinna Tartu poole ikka liikunud, siis kui viljakad maad siinpool otsa lõppesid. Ja nii-öelda Tõrva selline panus on ikkagi igapäevaselt see, et tahaks sellist teatriharidust edendada, nii et siis panustan läbi noorte teatriringi juhendamise ja seal ka võib-olla mulgi teema ei ole nii suurelt sees olnud, aga võib-olla siis pärast tänast hakkab rohkem sisse tulema. Ja tere, mina olen Urmet Mihkel Ilus, olen pärit siis Aliste kihelkonnast, Sammaste külast ja siis Selle-Torimaa talust. Võib öelda nii palju, et meie juured hakkasid sealt samast pihta teadaolevalt 1575, nii et võin ennast pidada ikka täielikuks mulgiks. Ja praegu ma siis elan Päigiste külas, Kaaliste kihelkonnas, Albi talus, mida ma siis taastan ja töötan Kilingi-Nõmmes, olen Saarde valla huvikeskuse juhataja ja noorsootöötaja. Aitüma, nüüd me oleme Kikega tuttavast saanud ja hakkame siis oma jutusõõriga pihta, et siis meil on selline eesmärk pandu, et me peas nagu arutame, kuidas siis seda mulgi asja või mulgi teadvust nagu põlvest põlve siis edasi anda. Et võib-olla siis Kike pealt sõnastaks ära, et mis asjane või need tunded on siis, mis teevad Mulgimaast Mulgimaa. Et kes siis alustab? Aitüma. Minu jaos Mulgimaa on kodu-kodus. Minul on see kõik lihtne. Mina olen siin sündynud, kasunud, koolin käinud ja tagasi tullu, vahepeal päälinnan olnud. Ja mina ei kujuta ette, et ma elas kuskil mujal. Ja see tunne, minu jaoks see tunne ongi oma tare, kodu, tuttave raja, tuttave inemise ja see rahvarõõva ja keel ja see tuleb kõik üten.
lisas sellele. Minu just on see koht, kodukodu. No siin võib-olla praegu on mõtted veel söögil, aga kuidagi see enne viimane ettekanne oli ka selle kohta, et see mulgipuder ja mulgikorp, et need on sellised kõige tuntumad ja levinumad asjad, et siis ma arvan, et see on see, mis on võib-olla kõige rohkem levinud ja üks asi kindlasti ongi see mulgikultuur ja meel, see on, ma arvan, see, mis on sealt toidust ja mida me saame nii-öelda tunda kõige otsesemalt võib-olla ja mis on kõige rohkem käega katsutavam. Ja et meie tulime siis ju 90. algusest tagasi, aga ikkagi enne seda, nii palju kui ma mäletan, siis kogu aeg ikkagi isa rääkis, et oled mulk ja sinu esivanemad ja vaarvanemad ja kõik on mulgid. Ja seda teen mina ka praegu enda tütrele ja siis pojale. Poeg muidugi veel ei saa aru, aga tütar saab juba hästi aru. Teda ma näiteks kutsun väikseks mulgitariks ja ta on väga õnnelik selle üle. Aitäh. Aitüma. No noore juba siin ehen ja kooliõpetaja ka kõnelisi, et mida kõik juba tetasse ja kuidas kõik läheb, aga ja mis asja on, mis koolin õpetasse ja mida, kus laagrin käiakse. Aga mis te arvate, kuidas ne asja noortele pääle lähevä ja kuidas me saas avitada, et need teema oles nagu süüdave latsile? No nii, no ma arvan, et ma väga nõustun siin enne meil algas päev sellega, et kui paljud meist kodus selle kultuuri edendamise ja meele hoidmisega tegelevad ja neid käsi ei tõusnud. Koolist ma saan selle paralleeli tuua, et kui toimub mingisugune negatiivne asi, siis öeldakse, et aga miks kool sellega ei tegele? Noh, kool võib tegeleda ja kool tegeleb kõigega, aga kui kodu ei aita kaasa, siis ei saa need tulemused ka tulla. Ehk siis väga oluline ongi see, et võib-olla kui me praegu mõtleme sellele, et kuidas noori, kuidas õpilasi kaasata, kuidas neile seda pärimust anda, siis me võib-olla alustame natuke valest kohast ja võiksime minna sinna nende noorte vanemateni just, kes ongi jäänud sinna põlvkonda, kellel on see välja jäänud kuidagi see kultuuri, nii-öelda mulgikultuuri saamisest on nad välja jäänud ja siis kui nemad on sellega ühes paadis, siis nemad saavad enda lastele seda edasi anda, et kui meil ei ole neid, kes saavad edasi anda, siis me ei saagi edasiandmisest rääkida. Ja samas ma arvan, et see, kui ikkagi noortele edasi anda, et siis noorte enda mõte oli ikkagi ka ennem, et noored on meil väga nutimaailmas ja siis kasutame seda nutimaailma ikkagi positiivselt ära, et meil on TikTokid ja Instagramid ja mis igasugused kõik teised platvormid, et teeme siis mulgi sellised TikTokid ka ja hakkamegi siis seal neid mulgi keelt ja kultuuri läbi nende lühikeste videode õpetama. Jaa, kõik väga head nii-öelda tähelepanekud. Mina arvan, et juure tasandil ikkagi tuleb see asi pihta hakata, et näiteks jällegi abialasteaias mu laps käib ja seal on mulginädal ja lihtsalt sõidan üks hommiku temaga lasteaeda ja tema ütleb mulle, et ma laulan sulle mulgi keeles. Ehmatasin isegi kergelt ära, sellepärast et ma ei osanud üldse sellist asja oodata. Väga tore, nii et ma arvan just, et nii palju kui vähegi võimalik, siis noorest peast kohe pihta hakata. Jaa, selle jätkuks lasteaian, vähemalt Karksiluian ma tean, et on tõesti mulgikeel ja mulgitegevuse nii tihedalt sehen, et kui mina sügisel seda nahatöötuba tegin noortekeskuses noortele, siis 6. klassi poiss hakkas mulgikeelen laulma seda laulu, mida ta oli Laandealligel lasteaian laulnud. Ja neil on nagu see nii sehen, see mulgikeele laul, mis lasteaiast jääb sisse, sest seal nad teevadki hooga, üten koon ja see on väga hää. Ja siis kool peas jätkama ikkagi süsteemselt selle asjaga ka. Mina sellest TikTokist ja sellest ei tea midagi, mina olen sellest ka välja jäänud, ma ei tea, kas ma olen nagu vana nuur inimene, aga et jah, et mina siis mõista nagu sellega üldse tegeleda, aga jah, et see lasteaid, kuul, huviringi, süsteemne selline mudimine, et jaa, nad tulevad väga hästi kaasa
tegelikult koolilatse ka. Aitäh. Tundub jah, et me teil on nende latsihaigduga nagu kõik ikka hästi, aga see kodund alustamine, et mina ikka armastan ütelda, et täiskasvanud enam ei kasvata, et tegelikult me peaks ikka vist nendest latsist peale hakkama, et need, mis meil Pirla on, need asja on, need eestvedajad on, aga et mis peaks siis seal koolin tegema või noortekeskel või huvikoolin, et see jõuas nagu rohkem inimesteni, et mis arvamus on? Minu arvamus, et pole ilus võrrelda ei kooli ega lasteaidu, et me ei võrdle, aga mina näen ka, et selline kooli ühtne kokkulepe, et jah, see mulgikeel on meil seal arengukavas ja igal pool oluline, aga et me päriselt ka, me tahame, et see läheks edasi, sest õpetajad on ju ka erinevast kotusest pealt tulnud, et ei ole kõik õpetaja mulgimeelse, mulgikeelse, ammugi mitte, ja mõtli, et ma tahaks lihtsalt seda oma ainet anda ja kõik, et see mulgikeel mind ja meel mind ei huvita. Aga et kui kooli juhtkond, õpetaja otsustab, et jah, me tõesti iga tunni raames natukenegi, tillikenegi paneme seda asja sisse, sest mina käsi südamel ka kaitseaastat ei ole ainult mulgikeele asju või mulgikultuuri asju teinud, kuigi võis rohkem teha. Et selline süsteemne aga huviharidus on nagu vabatahtlik. Et sinna läheva juba neelatse, keda see huvitab. Et see on ka väga hea ja see peaks ka olema. Aga ka säänte kooliastmeti tunni, tarvastun on ju 6. klassidele on, et ja seda natuke laiendada. Niimoodi väikses mahus peale sundida ei saa ja kodusid me muuta ei saa, aga õpetajatel ja koolin ja lasteaidul on suur võim ja vägi, mina arvan nii. Mis koolidirektor arvab? Jaa, igati poolt ja kindlasti see, et need mõtted ei jääks ainult paberile või et me ei teeks neid asju ainult paberi pärast ja teine asi, mis siin ennem lõuna ajal sai ka natuke räägitud, et eks mulkide ju olemus on natuke see küüned enda poole, aga võib-olla peaks sellest põhilisest olemusest suutma loobuda ja kui ennem siin kuulasin, et mis teistes koolides tehakse, siis täpselt ei tea näiteks, et kas siinsamas Tõrvakoolis teda tehakse. Ehk siis võib-olla ka see, et kui me teeme oma koolis on väga hästi, aga jagame ka teiste Mulgimaa koolidega ja teeme seda koostööd Mulgimaa koolide vahel, et meil ei ole neid koole nii palju, et meil oleks seda võimalus ja neid häid praktikaid, mida me rakendame, et teistele nii-öelda ka jagada ja ei tasu kitsid olla nende mõtetega, et mida on tehtud juba. Et mina küll küüned enda poole ei ole, see on selge. Aga kõik on põhiliselt teil juba räägitud, mis mina veel lisaks on see, et mis tõesti nagu rohkem siis kaugemale haardub, on kunst ja muusika. Et nii palju kui võimalik tikkida siis kunsti ja muusikat nendesse tegevustesse sisse, see lihtsalt elavdab seda värki ja noortele see rohkem meeldib ka. Näiteks see Tommyboy lugu, see uus mulgilugu on selle loo nimi. Et kui ma seda esimest korda kuulsin, siis ma mõtlesin, et terve Eesti skene teab nüüd mulgikeeles midagi. Et kes kuulavad siis hip-hopi, siis nemad nüüd teavad üle Eesti kõik, sest et see lugu läks ikka igale poole laiali, näiteks. Võime üte asja veel kõnelda. Et jaa, me peaks jagama teadmisi ja inimesi, sest inimesi on praegu ka vähe, ja neid süsteeme, et ei ole vaja võrrelda. Et jah, siin tuli mitu mõtet ju välja, et just niisuguse asja, mis noortele meeldib, muusika ja kunst ja rõivjad võib-olla, et peas nagu sinna võib-olla rõhku rohkem paneb, et mis võiks nagu see vedurtul sel kotuse peal olla. No selles mõttes, et kes peaks nagu eest vedame neid asju või kuidas seda saaks
ellu kutsu või kuidas ütelda? No mul väike jälle näide, ma siis olen algusest peale niisuguse ürituste sarja või festivaliga seotud on nagu Island Sound, mis toimub siis Illiku laiul Orissaares. Ja temaga on tänaseks siis, on möödas siis 7 aastat, tänaseks on nii, et ta on ülemaailmselt tunnustatud festival, nii et on saanud auhindu igast erinevaid ja käivadki ülemaailmsed artistid käivad seal mängimas, mis tähendab, et samamoodi peaks siis, võiks siis olla mingisugune nii-öelda kas festivali või mingi sellise asja raames ja muidugi siis suur koostöö omavahel, et siis on see, millega sa saad maailmakaardile, kui sa teed mingit kindlat asja, aga mina näen seda jällegi, et läbi muusika ja kunsti on see käinud, sellepärast, et kui sa teed mingisugust, näiteks ma ei tea, sul on saekaater, siis laudasid tehakse igal pool üle maakera, et niiviisi, et võib-olla sellega nii lihtsalt ei saa, kui siis jällegi kunsti ja muusikaga. Jah, et siin ennem ka noortelt kõlas see, et ei ole sellised rahvariided võib-olla nende jaoks väga olulised, aga et mingid väiksemad asjad on ja siis hakkasin ise ka vaatama, mõtlesin, et mul on värvilised sokid, ma kannan alati värvilisi sokke, aga kust ma mulgimustriga sokke saan? Et keegi võiks kuskilt, et näidata, et see on ka selline turundus ise või et kus ma saan mingi väikse rinnamärgi endale, et kui mul ei ole mulgikuube, et sellised nii-öelda võib-olla see tootjate ja selline käsitööliste nii-öelda ka, et kuidas neid nii-öelda rohkem saaks ise meie nii-öelda kandikul ette kanda kõigepealt ja kui nad on juba ette kantud, et siis nad jõuavad rohkem nagu massidesse ka. Et noor võib-olla ta ei tule selle peale, et ta ise läheks nüüd otsima mulgimustriga sokke endale, aga kui talle kuskilt need silme ette tuuakse, siis ta võib-olla neid ikkagi kannab. No ja kes see vastutab? No ühest küljest võib-olla me kõik vastutame, aga teisest küljest meil on seal mulgi vanem, meil on mulgi kultuuriinstituut, eks nemad peavad vastutama. Jaa, see oli väga hästi öeldu, aga mina arvan, et jah, me ega üldse ise vastuta ja Miul ja Siul ja Medel ja teil on see, peaks olema see tunne, et see on mede asi ja me teeme seda ja ega päiv sa saad teha miskit mulgikultuuri heas ja enda heas, et sa mõistad seda parempidi ja tunned ennast rohkem mulgina, kui sa tahad tunda. Ja nüüd jõudsime tõesti sinna, et kes peaks mida tegema ja küsis veel nagu sellist asja, et kui palju te olete märganud nagu Mulgimaal avalikul ruumi on seda, et sa asud Mulgimaal? No jah, kui me koolidega ütlesime, et ärme võrrelda, et siin vist on küll nii, et kui me neid kihelkondi ja valdasid võrdleme, et siis siin on vist erinevalt, et on neid, kus ma tean, et on kohe bussipavillionid on nii-öelda mulgimustriga, mulgitoonides, et Arvastusse sõidad, seal on kohe väga hästi seda Mulgimaa tunnetust näha, aga et need on vist ka väga selline geograafia mõttes siin valla piires, kihelkonna piires on nagu erinevalt, et võib-olla on jah, see asi, mille peale võiks mõelda, et nii-öelda Mulgimaa väravad oleksid igas suuremas punktis näha, et kui Mulgimaale sisse sõidad. Ja nagu öeldud, sai bussipeatused, siis Abjasju on see Mulgi mees on seal ringtee peal, mis muidugi hakkab silma. Aga siis ma ise arvan ka, et võib-olla mingid suuremaid taieseid nii-öelda, mis siis otseselt seostavad mulgi värgiga, siis igale poole eri paikadesse üles panna, et need jäävad ju mööda liikujatele jäävad ju meelde, et siuksed tähelepanekud. Jah, kõik on möödu, aga mina tahtsin hoopis kiita vaheldluses, et tegelikult, et meil on hästi palju neid sündmusi, mis ongi see, nupute välja ja mulgilõõrike, need ei ole nüüd siis, aga need paistavad ka välja, kui on kuulutus ja sündmuse, mis ongi just latsile mõeldud, eks ju. Et on see pärimuspäe ja mulgipidu ütenkoon ja selliseid asja on ka päris palju. Jah, et kindlasti võis rohkem olla, aga need on ka ikka vägevad asjad, mis on juba aastid toimunud. Et
kokkuvõttes võis ju võtta nõnna, et kui ütsitult vaadata, siis nagu ei tettagi midagi, aga kui täna siin konverentsil olla, siis vaatad, et koolid, kuidas toimetab ja kuidas instituut toimetab ja kuidas üldse tehakse päris palju asju tehakse ja mina arvagi, et igaüks meist peaks nagu panustama ja mõtlema oma töökotuse peal, eriti kui tema veel noori peas juhtme või õpetame, et seda mulgi tunnet ja meelt nagu kasvata. Et see on nagu põhiline, et need mulgikeelse laulude konkursi ja tähendab, me kuulsime siin ju latse esitusel mulgikeeleni ja ma vaatan seal meie noobid, lõõtsanoobid on seal mulgi rõivin ja kõik see loob tegelikult keskkonda, et selles suhtes võis vist tõesti ütelda, et ikkagi päris paljud teatasse. Aga lõpetuses mul on ka üks niisugune küsimus tedele, et 21. aastal toimus rahvaloendus ja seal andis teada, et 13 700 henge, et nemad mõistavad mulgikeelt. See oli 4000 henge rohkem kui 20 aastat tagasi umbes rahvaloenduse ajal. Aga kui tede käest nüüd küsida, et milline on mulgikultuur ja mulgikiil 20 aasta pärast või kuidas see võis välja ähada või on tillike kultuur suurel maailmal ära lahustunu? Mina ei usu, et lahustub. Mina tunne, et see saab tämpe nagu hoogu, manu, et näed, meil on siin latsi, kes ongi juba lasteaian õpnu seda ja läheve edasi. Mina oma alal ei tähendanud miskit sellest, et ma arvan, et ikkagi kõik läheb parembas ja aina parembas, et me aina rohkem tunneme ja meil on vaja seda kohta, kuhu me kuulume ja seda teadmist ja tundmist, sest muidu sa kaod maailman ära, lihtsalt oled see liivaterake, kes ütles, et me ei taha olla liivaterakes, et me tahame olla see kivike, et siin selle kodukotusse peal. Jaa, kindlasti, et arvestades ka, et mis siin ikkagi on meil juba ära tehtud, et siis ei näe kuidagi seda, et see tillike kultuur ära kaoks ja mis ka ennem mainimata jäi, et meil on ju ka nüüd mulgi elamuskeskus, et ma arvan, et see on väga oluline maamärk, mis ikkagi seda kultuuri nüüd hoiab ja mille abil võib-olla saame ka seda veel rohkemgi massidesse viia, nii et minul küll seda hirmu ei ole, et mulgikultuur kuhugi ära kaoks. Et kui võõravõimu okupatsioon siis tegi kõik endast oleneva, et see kultuur põhimõtteliselt siis häviks, siis pärast siis uuesti taasiseseisvumist on ju see ratas aina kiiremini veerema hakanud, nagu näha on niiviisi, et ma arvan, et 20 aasta pärast on see juba päris headel tuuridel ja siin kindlasti see kultuur on palju veel paremas olukorras, kui ta praegu on. Aitüma, nende heade mõtetega on me hää lõpete, et loodetavasti on siis 20 aasta pärast saame siin kokku võtta, et kuidas on siis lännu meil see 20 aastat edasi, et ja loodetavasti need, kes tähendab siin saalin istuvad noore latse, et nemad on sel ajal siis need tegija. Nii et aitäh teile kõikidele siin. Aitüma. Aitüma. Küll on hää tulla saan see iluse muusika saata siia püüne peale. Ja kui aasta aega tagasi üteldi minule, et konverentsil on vaja sõna võtta ja rääki ka midagi, ja me uputime välja, et sii võis olla sääntse pealkirjaga nagu tillike kultuur suuren ilman. Mul on jällegi hää miil, et sama välja mõteldu pealkiri on tähendab ka siin konverentsi päälauses.
mille üle me siin kõik arutame ja mõtleme. Aga mina mõtlen veel sellel peale, et jumal tänatu, et ma pane selle masina sisse oma ettekannet. Et oli näta ju, lähe kuidagi käima ja ega see masin võib-olla mulkega ei taha väga hästi tüüteta. Kõige kindlam pane kõik papre peale. Peaasi, et paper purusse tõmmata. Nii et, aga ma mõtlen selle peale, et tillike kultuur, see on ju mede endi mulgikultuur. Ja suuren ilman, aasta aega tagasi ees mõtle niimoodi, aga tähendab, mina mõtlen niimoodi, et on ju Tartu tolle aasta 2024 Euroopa kultuuripäälin. Ja Mulgimaa on selle üks osa ju. Nii et see on suuren ilman, nii et tähendab võib ütelda nõnda, et on päris õige. Tähendab see konverentsi pealkiri tillike kultuur suuren ilman. No mis tuu on siis? Sissejuhatus oli päris hää, et milles ma kõik kõnele ja nii targa mõtte välja tuleme. Ei tule puultki võib-olla minu suust seda. Vaata, ega mias kõnele ka tõistega, et mis ma siia papre peale kirja pane, vaid mõtle ise välja. Et minu mõtte on sääkse. Kui na on õige, te arvaten kah, siis mul on tunne, aga kui ei ole, pole hullu kah. Ega mulk oma mõttena on mikki õige miis. Nii, tillike kultuur suuren ilman. Kui vaatame maailma tervikuna, siis võime ütelda, et see on täis erinevaid kultuure, mis kõik moodustave rikkaliku ja mitmekesise mosaiigi. Üks huvitav nätus selle suuren maailman on väikste kultuure olemas olemine ja tolle mõju suurele kultuurile. Kikni kultuuri võib olla küll mandriliselt või maaliselt ja rahvaarvult väikse, aga nende kultuuriline pärimus on väga märkimisväärne ning nende mõju ulatus kaugepele, kui võis arvata. Tillikse kultuure eripära seisnes sageli sellen unikaalsen keelen, selle traditsioonen, folkloorin, käsityyn ja elamisviisin. Nii kultuuri on sageli sügavalt juurdunu oma ajaloolisten juurten ning nii on suutnud säilitada oma identiteeti, autentsust kaasaegsen maailman. Näites võib mainida muidugi põlisrahvaste kultuure, etnilisi vähemusi või iseseisvit kogukondi, kes on suutnud säilitada oma traditsioone ja igapäevatsid eluviise. Mulgikultuur. See on tõeliselt huvitav ja rikas perimus Lõuna-Eestin, eriti Viljandi, Valga ja võime ütelda ka Tartu maakondadel. Mulgi on tuntu oma erilise identiteedi ja traditsioonide poolest, ma rõhutan veel kord, mis erinevad teistest Eesti piirkondadest. Mulgi kultuuri eripära väljendus mitmel viisil, alates keelest, folkloorist, kuni söögikultuuri ja käsitööni välja. Näitus mulgi murdekiil erineb teistest Eesti murdekiildest ning see on oluline osa mulgi identiteedist. Kõneleme julgelt rohkem mulgi kiilt. Samuti on mulgi rahval oma eriline käsitüütraditsioon. Sääle hulk on rahvarõiva ja rõivakunst, millest me tähendab oleme juba pallu kuulu. Söögikultuur on mulgikultuuri tuntu oma rikkaliku ja maitsve söögi poolest, kus päämiselt kasutades kohalikke koostisosi ja traditsioonilisi retsepte. Näites on mulgikultuurin ju olulisel kohal kapsta, tähendab soleneid, kartuli, saime, liha, saime ja kalatuute kah. Ning erineve on ka
kütsatustoote, mulgikorpi saime tämpe süvva. Nii et mina arvan, et Avegi siin enne kõnel, et mulgipuder läheb UNESCO-sse, tal ei olegi pääsu ju. Ta ongi ju, mina ütlen juba UNESCO-n oleme, sellepärast ma rõhutan viilkord, kultuuripääline Euroopa maal. Nii et kikk on õigel tiil. Samuti on mulgikultuur rikas oma muusikat, tantsu ja muude folkloori väljendusvorme poolest. Tähendab, oleme kuulnud väga ilusid mulgilugusid, pillilugusid, laule. Ja mulgi rahvatantsu ja laulu on Eesti kultuuripärandist ning neid hoites ju ja väärtustes siiamaani. Mul oli väga hää kuulda, kui Kitsbergi Laits rääkis, et temal meeldis tantsi ja me teame, et Kitsbergi kuul on tantsukuul. Nii et hoidke toda traditsiooni. Kuigi tillikse kultuuri võib olla piiratu, nii, ma ütlesin juba maa ja rahva poolest, on nende ulatus ikka suure mõjuga. Nad võivad pakku unikaalseid teadmisi, oskusi, mis on olulised teatud valdkondades, aga peame ka silmas meditsiininom ja loodusteadusen ja käsitöön on ka mulgikultuur olulisen kohan. Kes veel ei tea, tasub uuri. Samuti võime anda panuse ülemaalsetesse kultuurivahetustesse ja arendustesse, tuues esile oma eripära ja rikastades seeläbi üleilmset kultuurimaastikku. Mina usu, et väga palju on juba käinud ka ju väljamaal ja seda mulgikultuuri ka näidanud, nii et anname veel rohkem uu sisse ja mina usu, et me saame rohkem nähtavesse. Väikeste kultuuri säilmine ja areng on tähtis mitte ainult mede endi jaos, vaid kogu inimkonna jaos. Nii kultuuri on olulise mitmekesisuse säilitamises ja kultuurilise rikkuse edendamises. Seetõttu on oluline toetada ja austada tillikest kultuure, õigustada ja õigust neid säilitada, nendel oma identiteeti, kiilt, traditsioone ning säilitada nende jätkusuutlik areng. Kokkuvõttes võis ütelda, et tillike kultuur suuren ilman on oluline ja väärtuslik nähtus, mis rikastab mede maailma mitmekesisuse ja eripärage. Nende kultuuride säilmine ja austamine on meie mede ühine kohustus, et tagada kultuuriline mitmekesisus ja rikkus ka tulevastele mede lastele. Aituma! Tere Kigile siit niimoodi, enne ma olin tagarean ja võib-olla Kiki pole saanud niimoodi ütelda. Mina tahas lõpetuses ütelda paljalt seda, et tulge mulgi elamuskeskusesse. Ja kui noortele ütelda seda, et mikä pärast sinna tulla, siis üks on juba see, et mitte kellegil tõisel ei ole säändest uhket keskust. On ju Võrumaal ei ole, Setomaal ei ole, meil nüüd on olemen. Ja kui kõneldi alati, et kõik kõnelive, et peast nagu uhke oleme, et sa mulk oled ja väärtustama seda mulgi asja, aga kui sa muidu väärtustad, kui sa ei tea, mida väärtustada. Aga elamuskeskusel on väga säände ülevaade, säände lihtne väike ülevaade. Ja mina kõigile kõnelen seda kõigepealt esiteks, mikä pärast ne tasub olla nii uhke selle mulgi asja üle. Mulgi oli meie esivanempe, eks ju, oli edimese, kes saiva vabas. Nema ossib oma talu vabas. Nema oli edimese, kes selle 700-aastase orja ikke tegelikult endalt maha saiva ja ossiva talu vabas. Tõises on väga eriline see, kui me kõneleme toidust. Jah, mulgi toidu on sedasi toidukultuur, aga mitte ütelgil piirkonnal ei ole oma nimelisi toite. Paljalt, mis ma mõtlesin, vast Saaremaa leib on sedasi, aga mõtelge, meil on 4 oma piirkonna nimelist toitu. Siis kolmandas, ne mustri
on jällegi mulkel ainulaadse, arhailise, vana, mitte kunnegil ei ole teistel säänsed, kigil on juba säänse risti ja korrapära, meil on käejoone, iga laitsab kah seda mustrit tikki või jooniste, et on ju omapärane. Ja kui me neid väikseid lihtsaid asju tiiame, siis hakkad mõtlema, et on ju uhke olla ju, kiil on see teine asi sedasi, kiil on ju igal ütel oma kiil, aga ikka siukse asja me olime edimese, kes vabaduse saiva. Ja mulk oli nutikas, ega ta saa ju niimoodi kenne, kes kinki seda, palju tööd pidi tegema, nutikas pidi, ettevõtlik pidi olema, kokkuhoidlik pidi olema. Ja vaat nüüd ongi sedasi, et me saame seda mulgi kokkuhoidlikkust kah siduda selle tänapäeva teemaga. Tegelikult on ju keskkonnahoid, säästlik ressursside kasutamine. See on ju kõik, mulgi on ju seda meile ette näidanud. Ja vaat mina ütlegi neile noore, palju on ilmselt seal Lilli loodusmajan juba käinud ja mäletava miut. Lillil me tegime selle magnettahvli, kõnelesime mulkest, aga nüüd on siuke ilus suur kotus ja kui sa tuled sinna, see on kohe nagu, see on kõik peopääl, sa näed kohe silmage, et mis ne mulgi tegime, millal nad tegime, see jääb meelde. Ütekõrra käid ei jää meelde, tuled tõise korra natuke vanempa klassiga, vaat siis on juba natuke rohkem peab meelde. Ja mina usu, et seal mulgi elamuskeskusen hakkava nüüd lapse rohkem käima, sellepärast minule väga meeldib lastega tegelda ja just, et lapse tunnes seal ennast hästi ja tunnes ennast kodun, mitte nagu paljalt lapse, vaid suure kah, et sa tuledki kodu nagu säändes Lännimanu näituses. Tuletegi minu manu, mina võta teid vastu seal, näita, mis meil selle kõrral jälle huvitav, et on, näe mõni lammas on juurde tullu ja näe seal kanal on poja või tibude sellel aastal, et vaat sedasi võis see keskus olla. Et ütekõrra tuleb, teise korra tuled nagu sedasi vana mulgitalu kaema, et kui sul omal ei ole enam sedasi mõni linnainimene, ammu on juba kõik vanaema ära lännu ja siis on ju paljalt need taluõuen ju muru kasvatates, aga vaat me tahame vaat see üks siuke kotus võis olla, et sa tuled ja kaet, et saad selle kapsarauaga seal raiu ja vikati kätte võtta ja kui vaja, siis teeme selle rõugu sinna, selle heinarõugu, egagi palju latse ei tea, mis tähendab rõuk, eks ju. No niimoodi, aga kui ta sinna alla saab juba peitu minna, vist ei kõnelengi mikrofoni, aga vasta kullet teiki. Et võt sedasi, et mina kutsun teid kõiki sinna elamuskeskusesse ja võtame lahkesti vastu ja kui te nüüd reklaami kaete, siis meil on suur hinnasula kah. No vaat, nii, aitüma teile. Tema. Aitüma, nüüd saime teada, et meil on siis Mulgimaa päeva kaitshääd Nänni, Rüts on Rauva-Anu ja kõne on siis Laanemetsali, et Rüts on põhjapoolt, tuleb kõne lõunapoolt, et siis on hästi ära jagatud. Vaat niimoodi. Ja ikka siis tähemba teada saime, et kui te nüüd hakkate kodu poole minema, siis mina olen hästi õnnelik, kui kasvõi üks ainumas heng tähemba sai inspiratsiooni, mõtlen, et kuule see mulgi asi, see äkki on minu asi kah. Et nad kõneleva seal küll, et ja medja asi, aga ikka on see minu asi kah. Mina olen võib-olla kah sääl nende hulga. Ma loodan, et teie sihan ikka üht seandi inimene olli ja kui te lähete kodu, ma ikka pane südame peale, küske, kas me oleme mulgi? Küske kohe lavamant, istute söögilavamanu, teete seal mulgikorbi võib-olla, raasike mulgiputru, sest te olete ju suure mulgi, ja siis küske Nänni käest, küske neid lugusid, et kas nema arvavad na mulgi? Ja kui arvavad na ei ole, siis tähendab, te saite nii palju tähendust, et te tähendate, et te tegelikult olete kõik mulgi. Nii et pikka iga mulkele! Aitüma!